või hinnangulisus üldiselt? Ma olen nõus sinuga, et ma nüüd hullult palju oleks nagu jälginud seda, kuidas seda menopausi teemat käsitletakse aga eks mida ikka kuskilt jääb silma ja kuuled ja näed inimeste suhtumist nii läbi selle, kuidas ma näen, kuidas mõni naine, kes on selles vanuses juba või selles protsessis sees, kuidas ta käitub, kuidas ta on, mida ta kogeb, eks ole, ja kuidas ta räägib sellest ja mida ta tunneb võib-olla, olgu siis teadmatusest või teadlikkusest, kuidas oskab sellega paremini toime tulla või vähem paremini toime tulla ja kuidas ka mehed võib-olla seda vaatavad, siis kohati nagu ma ütleks, et on pigem niisugune mulje jah, et sellel on oluliselt vähem tähelepanu antud teemana nagu ja eetri aega nii-öelda ja teistpidi ka seda vaadatakse nagu viltu, et sul on midagi viga nüüd. Täpselt. See on nagu probleem nüüd küljes, et alati sa said vähi, eks ole, enam-vähem. Küll mitte nii võrdväärselt suurena, aga just, et sul on nüüd on probleem ja nüüd tuleb nagu minna ravile vaata või on aeg, ma ütlen hästi jäigalt, aga aeg uue vastu välja vahetada. Et ei suuda enam olla, et ei kannata välja. Ja tegelikult sama öeldakse ju ka raseduse perioodi kohas on ka minu meelest see halb maik juures olnud, et kui mehed ei taha mõista, mis tegelikult naise kehas toimub, mina sain seda etappi läbi käia iga päevaselt, iga nädalaselt, iga kuiselt, kuni kodusünnituseni välja ja lapse sündimise see nägemiseni, kuidas sa mõne mõttes väljub. Ja ma saan nagu aru sellest, et kust mehed võivad tulla selle pealt öelda naisele näiteks teine rasedusperioodi ajal, et ma ei viitsisi kuulata, et tal hormoonid möllavad. Aga see on niisugune hästi nagu jäik ja nõme ütlemine. Teistpidi ongi möllavad, arusaadav, aga seal on see mõistmisose puudu sealt poolt. Et ma olen sinuga nõus selles mõttes. Ja see ei ole ainult selline, kuidas öelda, nii-öelda tähelepanu, et sellele ei ole osutatud piisavalt tähelepanu, kuigi tegelikult kui vaadata praegu näiteks seda, kuidas nagu, ütleme, et viimased 10 aastat tegelikult on tulnud mujal maailmas hästi palju raamatuid sellel teemal välja, hästi palju naised ärkavad massiliselt. Sellepärast, et on ära tabatud see selline nii-öelda ürgse naise väe olemus selle menopausi taga ja üleüldiselt nagu selline kollektiivne naisenergiale ärkamine on seda teemat ka nagu pinnale toonud ja mitte ainult. Tegelikult, mis on pinnale tulnud, on ka selline teadlikkus, mis puudutab näiteks naiste menstruatsiooni. Ma olen hiljuti kuulnud ühelt naiselt, kes on sügavuti selle teemaga läinud ja kogunisti selle teemal raamatu kirjutanud ja eesti keeles. Aga näiteks mehed on mehi, näiteks 40-aastane mees ei ole kursis sellega, millal tema naisel on menstruatsioon või üleüldse ta polegi kunagi näinud, et midagi sellist on olemas. Sest see on midagi, mis on nagu räpane. No varjatakse. Nagu how comes? Kuidas nii saab olla? Mulle nii meeldis, et sa ütlesid, et printsessid käivad ka kakal, eks ju. Ja tegelikult ongi nii, et needsamad kuningannad läbivadki igakuiselt seda püha rituaali, kus nad küpsetavad endas elu. Kuidas saab seda vaadata, et see on midagi nagu, mis on räpane? Kuidas see võimalik? Ja võt see ongi nüüd see moondumise värk, see on see illusioonide purustamise värk, mida me selle teatud mõttes revolutsiooniga siin nagu teeme. Ja see revolutsioon on nagu teadvusrevolutsioon, sa saad aru, mis ma mõtlen. See on selline peentasandi revolutsioon, mis ei toimu läbi võitluse, vaid mis imbub ise läbi. See kõlab võib-olla natuke voodoo, aga kui hakata ümbritsevat jälgima, siis vaikselt imbubki läbi, sest see peabki ühel hetkel läbi imbuma. Mõtlen, ma ikkagi arvan, et ma taandun ma isiklikult arvan enda kogemusest ja arusaamisest, et see kõik taandub ikkagi see teadlikkus või mitte teadlikkus taandub ikkagi sellesse rolli, kui hea suhe sul on enda partneriga või läbisaamine siis teise sugupoole esindajatega enda elus, olgu ta sinuga suhtes või mitte suhtes. Ja just nimelt see menstruaaltsükli alguseni, ma tean täpselt, millal see hakkab. Ja intuitiivselt. Mul lihtsalt tekib tunne, et okei, vist on varsti hakkamas ja ma ei pea kalendrit jälgima selleks. Ja siis on loomulikult naiskeha aistingud ja nii-öelda füüsilised ilmingud, mis ka mõne mõttes võib-olla annavad märku sellest, et okei, mul oli õigus. Aga minul mingisugune
bioloogiline olemus siin sees, mingisugune mis iganes indikaator tööriist läheb tööle ja saab sellest aru, et okei, see on kohe hakkamas. Ja see on nii huvitav olnud näha seda kõrvalt. No ja aga seda saab kogeda ainult siis, ma arvan, kui sa oled selles nagu võib-olla naise nagu enda naise nagu protsessidesse ja sellesse sisekaemusesse nagu kaasatud sellisel viisil ka olnud vähemalt mingi aja, et sul tekib see kogemus või nagu mingi tunnetus selle kohta. Ja see häälestus. Ja tegelikult, kui sina seda kirjeldad, minust tekib nagu selline vaimustus ja imetlus, sest tegelikult mida sa teed, ma tõlgin seda nagu enda jaoks ja võib-olla sinu jaoks ka, sa osaled teadlikult elu imes. Sest naine võimaldab seda sulle. Tema näitab sulle, kuidas on võimalik olla looja sellisel moel, sellisel nagu kehastunud tasandil. See on, minu meelest on see mega ilus, mida sa räägid. Ma tahaks, et sa räägiksid võib-olla nagu nüüd veel nagu sügavamalt, detailsemalt sellisem menopaus siis tegelikult on. Ja mis nagu toimub selles kehas, aga enne kui sa vastad, ma jagan suga ühte huvitavat mõtet, mida ma siin lahti kaaristasin endale, ma olen visuaalselt siuke mindmap inimene ja ma tahan asju lahti joonistada, ma kuulasin sind ja siis mingites lausetes ja ennast kuuldes ka tekkis selline skeem, mis võtab kokku äkki selle protsessi lapsest menopausini. No me räägime naisaspektist. Ma lihtsalt selgitan sulle hästi lühidalt seda ja saad öelda, kas see sinu kõnetab või mitte, aga minul lihtsalt klikkas, et sa rääkisid sellest, kuidas menopaus ja see oleks enda kogemus ka, kuidas väga tihti naised ka muutuvad sellesse kohta, hakkavad aru saama, kes nad tegelikult on ja mis tegelikult töötab, mis ei tööta, eks ole, tekib siuke intuitiivne sügavus ja tunnetus ja jälle selline autentne olemus ja endast parem arusaamine. Lapsed, kes on enne puberteeti, sünnist alates on väga intuitiivselt kontaktis iseendaga, väga jõuliselt kontaktis endaga. Kuni mingi hetk siis ühiskond või elu ise hakkab siis meid varpima, meid killustama, lõhustama ja see üldse ei ole kuidagi negatiivselt seotud, aga lihtsalt see juhtub, infot tuleb juurde väljaspoolt, surutakse peale, võtan vastu ja võtta vahepeal see vormib meid. Nüüd, mul on siuke tunne, et laps ja menopausi etapp nii-öelda enne puberteeti ja peale seda, kui täiskasvanu iga läbi saab, on omavahel ehe autentne olemuse faas. Ja kui me jõuame puberteedi ikka, siis juhtub see, et me tegelikult kaotame ennast. Mõne mõttes inimesena ära, ma tegin joones ja endale, me kaotame ennast inimesena ära, meil on protsess, kus me ennast otsime, meil on tohutu palju sägadust teinekord, need transformatsioonid, etapid ja mees-naisena samamoodi, aga me räägime naisest, otsivad ennast, eks ole, kes läbi mis iganes vahendite ja viiside ja võimaluste. Ja siis, kui täiskasvanu iga läbi saab, jõuab menopaus, me jõuame tagasi sinna, kus me tegelikult algselt olema pidime ja ma nimetan seda siis saamaks tagasi endaks ehk taas sünd. Võib kokku võtta niimoodi või? See oli nii äge, et sa seda tegid, sest sa tõmbasid minu ühe sellise mõttepoja või sellise alge kuidagi sealt alla. Ma unustasin öelda sellise olulise asja, et see on umbes mingi keskmiste arvutuste järgi umbes vanuses 11. Ja muidugi see on praegu kogu aeg muutunud lähemaks, eks ole, kui millal tüdrukutel algab menstruatsioon ja millal nad muutuvad fertiilseks. Aga siis selles vanuses see 10-11 tegelikult see tüdruk teab, kelleks ta tahab saada. Kas ta tahab teada, kelleks ma tahtsin saada? No. See on täiesti raju. Ma tahtsin saada kosmonaudiks. Aha. Ja siis ma tahtsin Anne Veskiks ka saada. Sellepärast mulle väga mulle meeldis laulda tohutult, eks ole, ja siis aga kosmonaut, see oli natukene selline, siin oli see nagu see mingisugune kangelase teekonna igatsus minusse, et see alge oli siis juba olemas ja teha midagi kangelaslikku. Ja täna ma tean human designi järgi vähemalt, et mul tulebki vahepeal mingisuguseid kangelaslikke asju teha, mis tunduvad nii sellised, et paljud küsivad, et kas sa midagi kardad ka, jah, tegelikult hullult kardan, aga mul ei jäägi muud üle, kui liikuda edasi, sest selle läbi ma siin selles kehastuses kasvan, eks ju. Aga jah, tüdrukud teavad väga hästi, kes nad on, ja neil on unistused, nad julgevad unistada. Ja võt siis, kui naine on kogu selle tegelikult ka ju väga toreda etapi läbi teinud, eks ole,
ehk siis selle östrogeeni või ühe teatud tüüpi östrogeeni mõju all olnud nagu tuimestatult valmis kõiki teenima, hoidma, endas kasvatama, eks ole, lapsi, järglasi tooma, et see järglaste toomise östrodiool on see üks östrogeeni siis nii-öelda tüüpidest, eks ju, mis põhjustab selle, et me muutume nagu sellele, kes me päriselt ise oleme tuimaks ja sina ütlesidki vaata selle lause, et kaotad nagu ennast ära. Ajutiselt kaotad ära. Ja mina olen oma elus tegelikult sellise kaotuse läbi teinud. Ja selle tulemusena ma olen nagu 17 aastat kestnud abielu lahutanud ja liikunud täiesti uutele eneseteostus ja uute suhete maastikule, eks ju. Aga ka see on olnud tohutu enesearengu koht tegelikult, eks ju. Aga see enese kaotamise moment naistes, ma näen, et see on tegelikult naiste puhul suurem võimalikkus sellesama hormooni tõttu. Nii et kui me näiteks praegu siin, kui me hakkame menopausist rääkima ja mõtleme seda, et on üleüldiselt, kui menopausist räägitakse, siis räägitakse sellest, et östrogen kaob ja sellega on sul on mõjutatud kõik sinu kehasüsteemid ja sellega kaasneb väga palju erinevaid vaevusi, mida ma soovitaks mitte vaadelda kõiki nagu meditsiinilisi vaevusi, vaid ka loomulikke vaevusi, ületatavaid vaevusi ja mõnede puhul on vaja nagu meditsiiniliselt sekkuda. Aga siis juhtub nagu see, et see östrodiool pannakse nagu sellisele teatud mõttes nagu pjedestaalile, aga ta läheb pjedestaalile sellepärast, et me väärtustame fertiilsust, seda sorti fertiilsust, mis puudutab seda, et naine toodab järglasi. Aga meie kultuuriruumis ei ole seda ei väärtustata nii väga, kui see naine jõuab sellesse kohta, kes nagu sellesse targa naise faasi, sellesse wise woman või on erinevad ka sellised erinevatest põliskultuuridest on sellised näiteks on see crown või see ronk siis, eks ole, see väljend või ja jõutakse, on jõutud nagu selleni, et ei väärtustata seda, kui oluline on ühe kultuuri jätkumise seisukohalt see nii-öelda, ma ei taha öelda vanade naiste tarkus, aga ma pean siin silmas seda tarkade naiste tarkust, mis on see elu kehastamine ja kogemuste edasi andmine, et meil lihtsalt on paraku nii, et sellises nii-öelda moodsas elus ja sellises, kuidas öelda, välisele orienteeritud elus ja võib-olla mitte nendele päris väärtustele orienteeritud süsteemis, see on jäänud tahaplaanile. Aga mida ma tahan öelda on see, et miks selline nagu see revolutsioon, see vajalik ongi vajalik tegelikult selleks, et mitte ainult tunnustada naisi läbi selle fertiilsuse, kuidas nad loovad elu nagu järglaste mõttes, aga ka läbi selle, milline on see potentsiaal, mida nad suudavad luua pärast ja kuidas nagu elutarkust edasi anda. Ja see on midagi, mis ma arvan, et on väga oluline ja mis on nagu sellises nagu suures plaanis ühiskonnast natukene puudu. Vaata, ei ole väga palju ju selliseid nii-öelda sellise šamaanitarkusega naisi nagu sellises nähtaval, eks ole. Pigem ei ole. Pigem ei ole, eks ju. Ja muuseas, kusjuures, kui rääkida sellest menopausist, siis näiteks põliskultuurides ja šamaaniks naine ei saanud ennem, kui ta oli jõudnud menopausi, sest tal ei olnud ennem ligipääsu sellele. Sest et ta oli siis nii-öelda selle östrodiooli poolt kaaperdatud, eks ole, tal oli teine funktsioon ja mis on loomulik ja mis on normaalne ja see peabki nii olema.
et see ma ei teagi, kuidas seda kõike kirjeldada, ma tunnen, et see on nii suur minu sees, see äratundmine või see teadmine ja ma olen ise sellel teekonnal praegu. 53 on veel nagu selline lapsekingades tegelikult, eks ole, 60 keskmiselt. Aga see on jälle see, et hästi individuaalne, kuidas keegi, mina tunnen ise, et mina näiteks ootan vanust 58 põnevusega, eks ole, et mul on selline nagu informatsioon ja tundmine, äratundmine, et siis läheb nagu minu jaoks saabuvad need nii-öelda sellised nii-öelda tõelise potentsiaali avaldumise hetked, aga tööd selle nimel tuleb ennem teha. Ja just. Ja mis ma tahan veel öelda seda, et tegelikult, mis on tohutult oluline selle menopausiga nagu sisse tuua, lisaks sellele, et rääkida nendest kannatustest ja meil on nagu selline dramaatiline eluvaatlemise mudel. Vaata filmidest, eks ole, kui sa näed, kuidas on sünnitused. Kui filmides on sünnitused, siis seal alati toimub midagi dramaatilist. Kui harva me näeme tegelikult filme sellest, kuidas laps sünnib tegelikult väga aeglaselt, loomulikult, rahulikult. Sul on see kogemus kodusünnitusest, mul on kogemus kodusünnitusest. Mul on teistsuguseid kogemusi ka 2 tükki. See ei olnud üldse dramaatiline. See oli hästi vaikselt kulgev sellise sisemise tarkusega ühendumise koht, selline täismaagia. Ja seal ei olnud mitte mingit dramaatikat, kõige dramaatilisem oli see hetk võib-olla, kus ma pidin vahepeal ära minestama, sest ma olin unustanud süüa, sest mul hästi pikk nagu see protsess. Ja teine selline nagu filmilikult dramaatiline oli see moment, kuidas see laps, kes sai sündida niimoodi rahulikult, ilma sekkumiseta, eks ole, vupseski sinna vette, tõsteti mulle selja peale ja kohe tõstis oma pea, ilma nutmata köhatas hääle puhtaks ja vaatas oma isale silma. See oli nagu selline võimas moment.